tere, mina olen Mariette Köst, minu kõrval on Miia-Liiseta Luik ja täna sa kuulad podcasti Normpere. Meiega täna kaasa räägib Kerli Kanniste, meie juhendaja, ja sa kuulad seda podcasti sellepärast, et me teeme enda praktilise tööks seda podcasti. Ja nagu Marietta ütles, siis sa oled siin põhjusel, et meil on vaja oma gümnaasium ära lõpetada ja me peame praktilise töö tegema. Aga tegelikult me naudime täiega seda protsessi ja ma arvan, et eelmisest osast oli ka kuulda, et me olime üpris vaimustuses sellest, millega me siin hetkel tegeleme. Kerlit juba eelmine kord tutvustasime. Tere! Ja Kerli tutvustas ennast ise ka. Nii Ja. et ma arvan, et lähme siis küsimuste juurde. Et meile tuli tagasiside, et kuna eelmise osa alguses me mainisime, et me tahaksime rääkida 4 küsimusest, aga neid me ei jõudnud olude sunnil kõiki teha, siis me teeme täna ülejäänud 2 ära ja ole mureta, meil on veel küsimusi, nii et satud siia veel kunagi tagasi peale seda osa. Marietta, kas sa loed küsimuse ette? Jaa, nii. Esimene küsimus. Pärast perekonna lagunemist tunnen, et pole vajalik üldse teisele vanemale. Igatsen teda väga, aga ise ei lähe kontaktile, kuna arvan, et ta tahaks, kui ta tahaks, võtaks ise kontakti. Ma üritasin ka aru saada, et muidugi siin kohe tegib küsimus, et huvitav, millal see lahkuminek toimus, et kas pigem nagu äsja või on sellest juba mõnda aega mööda läinud, aga okei. Ja kohe esimene mõte, mis tegelikult tekib, on siin see, et okei, ta on laps nooruk, aga tegelikult tal on ka väga palju selliseid juba eeldusi või väiteid või hinnanguid, millest tegelikult tekib küsimus, kas ta saab kindel olla. Loomulikult, et selles mõttes tal on raske ja see on ilmselt nagu raske ja emotsionaalne olukord olnud kõikidele, et mida sai ka eelmine kord nagu puudutatud, et lahkuminek ja noh, et kõik on ju sellest nagu mõjutatud. Aga jah, et võib-olla kui ma nendest väidetest ja hinnangutest juba alustasin, et siis me tegelikult seda ju, ma arvan, et siin pole ju välja toodud, aga tegelikult see nooruk just seda ei tea, kas vanem tegelikult ka ei taha temaga kontakti võtta, et okei, ta ei tee seda, et täiskasvanud vanem igal juhul võiks oma lapsega ju kontakti võtta, ta on täiskasvanud, aga tegelikult me seda ma arvan ei tea, et kas ta tegelikkuses tahab või ei taha. Et kas see on rohkem fakt või lugu tema peas või mille põhjal ta on selle nagu eelduse loonud. Ja noh, muidugi nagu eelmises podcastis, aga ma arvan, see on väga hea nagu välja tuua, et ongi, et iga laps peaks ikkagi saama võimalusel suhelda mõlema oma vanemaga, eks ole. Et kas siis mõne aja pärast või kohe ja samas, mida see nooruk saab teha, on anda talle näiteks kas või ka ise siis tegelikult proovida märku, ütleme kas või ütleme kõige lihtsam viis võib-olla, et ma täpselt ei tea seda eluolu, aga kas või kirjutab kirja või lihtsalt, et äkki vanem ei tea ka seda, et siin on väga palju eeldusi, siin on väga palju selliseid, mida me ei tea, et või siis näiteks ongi see, et kui lapse vanem ei võta ise kontakti, ma ei mäleta enam nüüd ka, kas eelmine kord oli teemaks, aga võib-olla on see samune asi, et see vanema oskus, kas ta oskab, et me ei tea siin praegust sugusid nii-öelda, et näiteks kui ongi, et näiteks isa tütrega või ema pojaga, et siin võib vahepeal olla see, et nad on erinevatest generatsioonidest, erinevast soost, et see võib näiteks, ütleme isa tütre olukorras, et isa ei oskagi, et ta ei ole võib-olla ka niisama on selline, tere, mul läheb hästi, mul on normaalne, eks ole, selline suhtlusviis ja ta tõesti ei oskagi oma tütrega võib-olla kontakti võtta, kuigi ta ka nagu tahaks. Ja natuke tekib ka küsimus, muidugi ei tea, et mis see teise lapsevanema pool ka nagu on. Et siin ühesõnaga, mis ma praegust kokku võtan, et okei, et mõelda need väited, need hinnangud üle, et kus ta võtab tegelikult seda, et oota, ma igatsen teda väga, aga ei lähe ise kontakti võtma, ootan, et ta ise võtaks ühendust. See olukorrast on natuke praegust, ma mõtlen keeruline aru praegust saada, aga mina soovitaks, et alati on see, et sul on võimalus ju tegelikult enda tundeid ja mõtteid väljendada. Ja meie ei vastuta selles, kuidas sellele reageerib teine inimene. Loomulikult see on valus, kui sealt tuleb mingisugune, ütleme selline
ebameeldiv vastus, aga noh, me saame ka mõelda jälle selle peale, et ilmselt tal puuduvad siis kas siis oskused või tal on endal emotsionaalselt raske. Et kui võtta juba selle järgi, et kui ta ei võta oma lapsega mingil põhjusel ühendust, siis võib eeldada seda, et tal tõenäoliselt ikkagi ei ole võib-olla väga head sotsiaalsed ja emotsionaalsed sellised teadmised ja oskused, et mis tema iseenda oma kodus kaasa on saanud ja ta ei oska võib-olla ise lihtsalt praegust ka kuidagi edasi liikuda, et võib-olla ta ka iga päev mõtleb selle peale, et mis ma teen või et jah, et siin on nagu ka noh, et kuna see küsimus natuke valgub laiali, siis ongi väga palju oletusi ja mõtteid. Minul tekkis ka mõni jutt või arvamus, mida ma tahaksin kommenteerida, aga Marietta, on sul mõni mõte tekkinud? Mul ei ole praegu midagi kommenteerida, et ma kuulen äkki sinu ära ja siis äkki ma räägin juurde. Jaa, et üks asi võib olla selline, mida ilmselt on päris paljud näinud ka mingites filmi või sarjade kontekstis, et üks vanem on jätnud teisele vanemale mulje, et aga laps ei tahagi sinuga suhelda, isegi kui tegelikult laps tahab. See on jällegi see, mida me ka eelmises osas arutasime, et justkui teisele vanemale tagasi tegemine või kättemaksmine või midagi sellist. Et siin võib ju olla ka olukord, kus üks vanem ongi jätnud teisele vanemale olukorra, et või noh, mitte olukorra, vaid mulje, et aga laps ei soovi sinuga suhelda, et noh, mina ei saa sinna ju midagi teha, on ju. Et see võib olla ka põhjus, miks laps ei, või noh, miks vanem ei võta lapsega ühendust, sest ta lihtsalt on arvamusel, et aga laps ju ei taha minuga suhelda. Ja et see on, jõudsid ka selleni, et tegelikult ongi, et kas see on fakt või noh, kas see on kindel teadmine või ongi, et see on mõjutatud võib-olla ongi sellest teise vanemaga suhtest mingil moel, et me ei tea tegelikult ju, ma eeldan mingis osas, mis nad on omavahel nagu rääkinud või mis mõjuala siin on olnud. Et see ongi see, et vaadata võib-olla seda olukorda natuke nagu uuriva pilguga, et mida ma saan teha, mis on minu võimalused, kas ma julgen talle helistada, kas ma julgen talle, ma ei tea, sõnumi saata, kas ma saan talle kirjutada sotsiaalmeedias, kasutab ta sotsiaalmeediat, kas ma kirjutan postiga, no mis iganes. Et seda võib alati väljendada, ta võib ju täiesti vabalt väljendada oma isale, et ta igatseb teda ja tahab temaga kohtuda. Et selles mõttes ma ei taha nüüd öelda, et noh, et suu ja mõtlemine ja käed on ilmselt ongi inimestele antud ühel põhjusel, et inimesed saaksid suhelda ja isegi kui on hirm, et sealt vastuseks tuleb midagi, mis ei meeldi, siis sina oled teinud kõik endast oleneva, et anda vanemale märku, et ma sooviks sinuga suhelda, kui tunnen vastastikuna, siis palun võtta ühendust, väärna märku, et siin on ju see koht, et inimene on ise kõik ära teinud selleks, et vanemaga suhelda, et nüüd jääb teha ainult teisel poolel see nii-öelda lüke ja kui te ei soovi seda lüket teha, siis sellise variandiga lihtsalt tuleb ka arvestada. Siis on hetkel nii ja võib-olla saab sinna näiteks kuskile kirja panna juurde ka, et kui sa ühel hetkel oled valmis, minu uks on sulle lahti, tule, et jätadki selle nagu võimaluse, et eks ta siis otsustab ise ja noh, et võib-olla ongi ka see ikkagi, et see vanem oma ka võib-olla ta süüdistab ennast, võib-olla tal on endal mingid negatiivseid tundeid, noh, see on ka sellised hüpoteesid, et noh, ongi see, et ta on võib-olla ennast ka viinud sellisesse oskamatusele või abitusele, et võib-olla see võib tema jaoks just olla see, et ohoo, et mul on nüüd see võimalus või ta tõesti võtta seda võimalust vastu, aga see ei ole tegelikult selle lapse vastutus, et see on tema poolt üldse väga suur tegu, kui ta teeb seda. Ja Marietta, on sul äkki midagi lisada? Ei ole praegu. Selge. Siis ma arvan, et äkki liigume selle järgmise küsimuse poole. Just. Järgmine küsimus siis kõlab nii. Kuidas toetada last, kui perest lahku läinud vanem on ebastabiilne? Lahku ei ole mindud sõbralikult ja perest eemaldunud vanem peab viha ja tihti jäetakse lapsele teisest vanemast halb mulje ja tunne, nagu laps peaks valima. Kuidas toetada last, kui perest eemaldunud vanem ei soovi lapsega kontakti hoida, aga laps soovib?
no nii, siin hakkavad juba teemad natuke risti-rästi korduma, aga ma arvan, et kunagi pole seda teemat liiga palju. Juba on korratud palju, et need on rasked olukorrad igal juhul kõikidele, aga võib-olla tasuks üle rääkida ka see, et see normaliseerimine, et see vana hea klišee, et elu selles mõttes ongi raske ja igaüks elab sellist olukorda erinevalt läbi, et ma mõtlen, täiskasvanud lapsed emotsionaalselt just, ja et see võib mõjutada ka, ütleme, kõige intelligentsemaid ja targemaid inimesi ka viisidele, et nad võivad reageerida niimoodi või teha tegusid, mida ei oskaks nagu oodata, sest et lihtsalt see on niivõrd raske meile kõigile, eks ole. Nii, aga ühesõnaga siin on siis see, et lahkuminek on keeruline, ma üritan, ja siin on siis teine lapsevanem jätab mulje, lapsevanemast halva mulje. No see juba, mis meil eelmine kord, eks ole, läbi räägitud, mille võibki konkreetselt ära öelda, et tegelikult teisel vanemal absoluutselt ta ei tohiks sekkuda lapse ja teise vanema suhtesse sellisel viisil, et avaldada mingisugust sellist arvamust või mustata, et vanemate vaheline suhe on vanemate vaheline, kui neil on mingid tülid, siis neid ei kanta üle lapsele, teooriast rääkides rõõmsalt, eks ole, ja lapse omavahelised suhted vanematega on lapse vahel. Et see mustamine, mis sai juba ka välja toodud, on juba selles kontekstis halb, et see võib lihtsalt mõjutada edaspidi selle nooruki lapse nagu edasist nagu elukäiku. Ja juba selle peale mõeldes, et kas ma tahan, et võib-olla minu laps tulevikus näiteks võib sattuda sarnasesse olukorda või sarnasesse suhtetüüpi või et see muster nagu kordub, sellepärast, et ta võtab selle kodus kaasa, mida ta on näinud. Et see on okei, et ma räägin oma paarilisest halvasti, eks ole. Nii, mis see küsimus siin oli, kui räägin, mõte, et see on, ja kuidas seda nagu lahendada, seda saabki lihtsalt lahendada tegelikult, et kui see laps, nooruk on vähegi võimeline enda arvamust avaldama sellele vanemale, et ongi, et mulle ei meeldi, et sa räägid mu emast halvasti, ma ei taha seda kuulda, see on teie omavaheline tüli, see ei puuduta mind, mina suhtlen oma ema või isaga edasi, ta on minu ema, mis tegelikult ongi, ma arvan, nagu üks kõige olulisem, et ta on minu ema, ta on minu isa, ma saan aru, et sul on temaga keeruline, aga ma ei taha olla selle olukorra vahel. Et see on, ma arvan, mida saab laps omalt poolt teha ja mis võib ka võib-olla kõige, ma arvan, sellele mõjuvõimsam olla teisele vanemale, sest et see natukene võib-olla on selline nagu külm vesi kaenlasse, et ta ei oskaks seda oodata, on ju. Või võib-olla kutsub täitsa maa peale mõne. Et eelmises osas me arutasime ka sarnast teemat, et mida mina siin ütleks, et minul on endal olnud lihtsalt see olukord, et mina ei mäleta oma vanemate lahkuminekut, aga et ongi see, et kui laps on juba sellises vanuses, et talle peaks andma sõnaõiguse, siis ta saabki ise ju vaadata, kas see teine vanem, keda mustatakse, on siis päriselt halb või ei ole. Et loomulikult, kui vanem on ebastabiilne, nagu siin on öeldud, siis on väga keeruline leida sellist kompromissi, et kuidas see laps saab suhelda mõlema vanemaga niimoodi, et üks vanem ei tunne ennast niimoodi, et sa hoiad last must eemal, on ju. Et kahjuks on nii, et tõesti, kui vanem on tõesti ebastabiilne, siis see mõjutab last väga palju, isegi kui see koos olemise aeg on a la paar päeva, sest kui sul paar päeva korrutab keegi kogu aeg nina alla, et su vanem on halb, su kogu ülejäänud perekond on halb, mina olen ainult hea, on ju. Et väikest last see mõjutab üli palju ja isegi see väike ajavahemik võib tekitada lapses selle ebakindla oleku, kus ta ei tea, ta ei oskagi ju valida selles mõttes ja ega tegelikult lapsele ju ei tohigi panna sellist olukorda peale, et ta peab nüüd valima, kumb vanem on hea ja kumb on halb. Siin oligi see, et laps soovib nagu vanemaga suhelda, aga vanem ei soovi nagu lapsega nagu suhelda, siis minul oligi nagu just nagu, et vastupidine
et mina ei soovinud vanemaga suhelda, aga vanem minuga soovis, siis meil nagu käiski suhtlus läbi teise vanema, et noh, mul oligi ema, kes rääkis mulle nagu isast ja ma ütlesin, et ma ei soovi teada, mida nagu teine teeb, et ja siis äkki nemad leiavad ka kuidagi mingi kompromissi, et mingi läbi teise, kolmanda isiku läbi suhelda. Et nagu kui mina saingi nagu emalt teada nagu isa kohta, siis nagu vahest ma olingi, et ma ikkagi vist tahan isaga suhelda, aga samas, kui ma mõtlesin, mis toimunud oli, siis ma olin nagu, et ei, et ma ikka ei soovi temaga suhelda. Et äkki leitakse see viis kuidagi, et läbi teise inimese suhelda, et kas ma võin sinu käest küsida, et nii palju, kui sa oled valmis jagama, et sa ei soovinud isaga suhelda, et kas sa tundsid, et sa oled haiget saanud? Ma olin väga haiget saanud, ma olin väga suures depressioonis, ma olingi lihtsalt kodus ja ma ei tahtnud mitte kellegiga suhelda, ma ei tahtnud midagi teada, ma lihtsalt tahtsin oma toas olla ja lihtsalt olla. Et ma olin väga no kuna ma olin nagu kunagi olin nagu hästi sükene issikas ja ma olin nagu issi on kõige parem, aga nagu nüüd lihtsalt ma olin väga haiget saanud. Selline haavatav olukord oli sul, et siin on päris suur muutus, et kui kunagi täiesti isikas ja siis täiesti vastupidi, et kõige oma lähedasemalt inimeselt nagu nii-öelda tuleb see olukord haiget saamine, siis see on jah. Aga mul, tahtsid sa? Ei, mul on nagu olnud ka see, et ma olen ka täiega see isi tütar, et mingi aeg oli olukord, kus mu isa oli kuidagi mu elust nagu tal oli enda eluga nii palju probleeme, et mingi hetk me olime terve elu üli hästi läbi saanud ja siis mingi hetk me ei saanud absoluutselt enam läbi, sellepärast et seal vahel oli üks inimene, kelle tõttu meie suhtlus kannatas nii palju, et ma mingi hetk ütlesin oma isale, et kui sa sellest inimesest ei loobu, siis mina sinuga rohkem ei suhtle. Ja et see on ka Marietta olukorraga selles mõttes sarnane, et kõigepealt olete reaalselt nagu parimad sõbrad ja siis ühel hetkel sa otsustad, et ma ei soovi sinuga enam suhelda. Et see oli see hetk, kus mina olin nagu, et mis toimub. Ja seal vahel kusjuures oli ka üks väga ebastabiilne inimene. Sa panid isa valiku ette siis? Jah, aga õnneks on nüüd see olukord laabunud ja ma ütleks, et me saame nüüd issiga väga hästi läbi, et ta on küll kaugel maal ära, aga suht iga päev helistame ja siis suhtlus on nagu mõnusamaks jälle läinud, et ei ole mingit sellist stressi üleval, et mis sealt nüüd jälle tuleb. Nüüd on selline rahulik, mõnus, helistad, siis naerate seal koos telefoni otsas, et jah, see oli minu väike kommentaar sellele Marietta olukorrale. Ma tulen oma sellise natuke teooria poolega jälle, et kui ma kuulasin teid, mul tekkis ikkagi kohe see küsimus, et kuidas me tegelikult teame, ma saan aru, et seda kirjutab täiskasvanud inimene ja ma ei taha kuidagi väita, et tema ei tea või tunne talle liiga teha, aga et see teine vanem on ebastabiilne, et mida see nagu tähendab, et lihtsalt tõstatan küsimuse, et vastama ei pea, ma arvan, keegi. Ja võib-olla nagu see koht ka, et kui see lahkuminek oli raske, tõenäoliselt ongi kõikidele, et ega ei ole juhtunud ka seda, et mida võib juhtuda, et üks vanem kannab teisele oma tundeid üle, et et me vahepeal ütleme ju ka väga lähedaste inimeste kohta, et ta on see ja too, sellepärast, et me oleme ise meeletud haiget saanud. Ja siis, kui me oleme väga haiget saanud, siis me tahame ju eriti öelda nagu teise inimese kohta, et on selline, on ju. Et lihtsalt nagu mõtlemiseks jälle nagu selle üleüldse. Ja
ja mis siin oli ka, noh, et just jah, need ülekantud emotsioonid, et vahepeal me kanname nagu enda valu teisele üle ja arvame, et kindlasti nii on ja tema näeb ka seda olukorda niimoodi. Et see on ka nagu see mõtlemise koht lihtsalt. ja et Kerli mainis siis seda, et kuidas teine vanem teab, et siis see üks vanem on nii-öelda ebastabiilne, et ja nagu ta ka mainis, siis keegi ei pea sellele vastama, aga mina leian, et võib-olla on seal see, et kui vanemad on omavahel kaua koos elanud, siis sa ikkagi üldjuhul saad aru, kas see teine inimene on normaalne inimene ja omadega korras või siis tal ongi manipuleerivad kalduvused, passiiv-agressiivne käitumine, et selles mõttes et võib-olla jah, noh, siin võib olla ka ülepaisutamine, et ta on nii ebastabiilne, aga siin võib olla ka olukord, kus tõesti vanem on lihtsalt oma koosoldud aja jooksul selle inimesega aru saanud, et ta vist ei ole päris okei ja ta peaks natuke abi otsima. Et selles mõttes see on üks variant, et neid variante võib olla erinevaid, et võib-olla ongi siin ülepaisutamine ka. Et mul on endal mitte minu perekonnas, aga mu lähisugulastel on olnud üpris sarnane olukord, endiselt see kestab, et ja ma olen tahtnud nii palju asju öelda, sellepärast, et kogu see olukord, et mu sugulane oli siis oma selle, ma näen ise ka, et ebastabiilse abikaasaga koos hästi-hästi pikalt ja neile sündis ka ühine laps ja mu sugulasel oli varasemalt ka üks laps ja neid mõlemaid lapsi on see üli palju tegelikult mõjutanud. Ja ma olen nii palju asju tahtnud minna nagu öelda, aga ma ei ole oma suud lahti teinud, sest ma ei viitsi pole oma sugulasega tülli minna sellepärast, et ma lihtsalt näen, et võib-olla mingeid asju saaks nagu teisiti teha. Et jah, siin ma saan aru, et võibki olla kogu aeg ka olukord, kus see ongi keeruline, sest sa ei taha ju oma abikaasaga lahku minna, et noh, ma ei usu, et on selliseid inimesi väga palju, kes saavad lapse ja tegelikult on ju mingi momendi elus koos õnnelikult elanud ja siis hakkavad mingid halvad asjad välja tulema, et sa ikkagi ju loodad, et kõik läheb paremaks. Et jah, lihtsalt loodame, et nüüd läheb see olukord kuidagi paremaks, et mina ei olegi nüüd aru saanud täpselt, kuidas neil on see suhtlemine vanema ja selle teise vanema ja lapse vahel siis toimib. Aga jah, selline siis minupoolne mingi kogemus sellises olukorras. Ma viskan korra veel heli tulle, et lihtsalt üleüldse, et kuulajaid võib ju nii palju erinevates olukordades olla, et ikka see sammune ebastabiilne lapsevanem, et siit tekib ka see küsimus, et mis hetkest, millal, kuidas, et mis juhtus selle inimesega, et ta muutus ebastabiilseks, on ju, või ongi siin küsimus võib-olla terve elu emotsionaalsem olnud, aga mis ma nagu mõtlengi, et kus see nagu alguse saanud, kas see näiteks võib-olla äkki alguse saanud, ütleme selle mingi suhte ajal, näiteks, et võib-olla oli mingi rahulolematus suhtes, et tihtipeale, kui üks paariline on rohkem kuidagi rahulolematu, endast väljas, siis see tähendab seda, et nende tegelikult omavaheline suhtedünaamika ei toimi, või et kas nad ei kommunikeeri, nad ei räägi omavahel piisavalt, eks ole, nad ei tea üksteise vajadustest, tunnetest, on ju, kus võibki lõpuks olla see, et kui see on, ütleme, nagu aastaid kestab, on ju, siis ütleme, kui siin niimoodi hästi lihtsalt mustad ja valged tõed ongi, et üks vanem muutubki ebastabiilseks, nagu lähebki nagu, sest et nad ei ole nii ammu tegelikult omavahel emotsionaalselt kontaktis olnud, et nad võib-olla miks nad ei tunnegi üksteist ja siis võibki teisele täiesti mulje jääda, et ta ongi ja võib-olla ongi täitsa nagu omadega sassis. Jaa, sa ei valanud isegi õli tulle, see on nii õige nupp, mida vajutada. Ja nüüd ma ütlen selle välja, suhtes on alati 2 poolt. Jaa. Kuidas te kommenteerite mu lauset? Et suhe on töö, väga suur töö, regulaarne töö. See vajab 2 inimest, kui üks teeb rohkem kui teine, siis see on nagu ebavõrdne. Jaa, see on
see mis iganes. see ei ole tasakaalus. Täpselt. Et selles mõttes väga paljud inimesed, ma tean, ma ei lahmi huupi, ma tean, et nad vaatavad ainult seda partnerit, aga nad ei vaata seda poolt, et nad ei vaata endale nii-öelda otsa, et aga äkki mina olen ka midagi teinud. Et jaa, alati ei tasu jääda selliseks paranoiliseks, et oh my god, nüüd tegin mina jälle midagi valesti. Aga lihtsalt mingites olukordades tuleb osata ise endale ka otsa vaadata. Ja just ongi see, et me vahepeal kardame väljendada enda vajadusi või soove teisele partnerile, et partner tahab näiteks õhtul kinno minna, aga mina tunnen, et ma olen tööst nii väsinud ja ma tõesti ei jõua, aga mõni kardab seda partnerile väljendada või öelda, ütleme niimoodi lihtsalt öelduna, et ja lähebki sinna kinno ja siis on võib-olla terve õhtu mossis on ja siis on lõpuks teine partner ka ärritunud, et mis sul nagu häda on, et mingi mis iganes, et selle asemel, et võib tegelikult väljendada, et ma hea meelega tuleksin sinuga kinno, aga ma tunnen, ma olen täna nii väsinud, et ma oleksin parema meelega kodus. Et kui sina tahad midagi teha, siis tee ja oma sõpradega või mis iganes. Aga sellisest asjast hakkavad need asjad nagu kerima ja. Just, nagu ma veel kommenteerin seda, et või lisan sellele, et kui sa ütledki, et partneri, et ma täna ei jaksa, aga teeme äkki homme, et te lepite kokku või teete uue plaani juba. Yeah. Ja siin tulebki jälle mängu see tore asi, mille nimeks on kommunikatsioon. Et jah, inimene ei sünni hea kommunikatsioonioskusega, aga see on oskus, mida annab arendada, kui vaid ise tahta. Me oleme jõudnud selle küsimuse arutamisega nüüd nii kaugele, et me oleme seda küsimust arutanud 20 minutit ja jõudnud täiesti teiste teemade juurde, aga jällegi jah, see aga võtame selle küsimuse võib-olla isegi kokku nüüd, et kuidas seda sellist last siis toetada, kelle vanem ongi siis ebastabiilne või tõesti ei ole lahku mindud sõbralikult? Lapsevanem, kes temaga siis koos on, saab teda nii palju kui, ma eeldan, et ta kasvab ühe lapsevanemaga koos, et väljendada enda sellist, et ma olen olemas, ma hoolitsen, suhelda oma lapsega, mida ta vajab, et ma ei kujuta ette, kuidas see lahkuminek siin oli, et kui see oli keeruline, et tõenäoliselt neil omavahel mingisugust mahaistumist võib-olla ma nüüd ka oletan, eks ole, ei olnud, aga laps saab ka kindlasti väljendada sellele oma vanemale veel kuidagi, et või omavahel arutleda, et kas sellel on mingeid lahendusi, kas lahendused on tulevikus ja ega tegelikult muud moodi ei saagi, kui see lapsevanem, kes on, saab olla lihtsalt oma lapsele see üks parim nii-öelda vanem, mis ta suudab olla tollel hetkel ja tegelikult lihtsalt ükskõik kui endal on nagu väga raske, ma ei tea seda juhtumit ja olukorda, mina ikkagi üritaksin soovitada, et aga anna ise siis selle oma teisele vanemale märku, et kui sa tahad temaga suhelda, et mina ei sekku sellesse, et kui neil on omavahel keeruline, et ta ei peagi sekkuma, aga et kuna on see, et lapsel ikkagi võiks säilida mõlema vanemaga kontakt. Või siis, kui see olukord on maha rahunenud näiteks. Jaa, et siin ongi vist see osa ka oluline, et kui see üks vanem annab teisele vanemale märku, et laps sooviks sinuga suhelda, aga siis teeme siin näiteks, jõuame kompromissile, et laps ei tule sinu juurest koju teadmisega, et mina olen nüüd halb vanem ja et jõuame kuidagi sellisele kokkuleppele, et lapse jaoks on mõlemad vanemad parimad vanemad ja ei ole sellist, et üks on hea ja teine on halb, sest lõppkokkuvõttes lapse seisukohast annab see lapsele ainult halba käitumismustrit juurde, kui üks vanem teeb teist maha. See ongi see tegelikult, et kui vähegi annab ratsionaalselt mõelda, et lapsevanemad omavahel saavad kokku, et miks me kokku saame kokku oma ühise lapse pärast, kelle me kunagi saime, hetkesest suurest armastusest või pikemast suurest armastusest, me tahame mõlemad talle head, see on kõige olulisem ja kui me tahame talle mõlemad head, siis kuidas me mõlemad saame panustada, et tal oleks hea ja mida meie saame teha ja see tüli nii-öelda mull jääb kusagile mujale. Kui see vähegi on nagu võimalik, see võiks olla võimalik. Ja tehagi meid kokkulepped ja saan mõlemad oma eluga edasi minna. Lihtsalt öelduna. Aga tõmbame otsad kokku. Ja.
oleme jälle siin pool tundi jutustanud, kuidas on täna emotsioonid, eelmine kord me arutasime. Juhuu, väga tegelikult tore, et lõpus hakkas tulema ka natuke muid teemasid sekka, et natuke hargnes laiali. Need küsimused on sellised, et neid saabki hästi paljude erinevate nurkade alt vaadelda ja arutleda, et minu meelest ka tore on, kui sellist kohustuslikku asja raames teha. Jah, jällegi. Aga aitäh, et sa meid kuulasid. Järgmine osa tuleb peatselt ja kuula kindlasti meie teisi osi ja esimest osa. Samas see inimene, kes kuulab teist osa, siis tema hakkab järgmisi ka kuulama. Just. Kindlasti vaata ka meie kirjeldusse, kus meil on siis 2 küsimustikku, millele sa saad vastata. Üks on siis podcasti tagasiside ja siis teine küsimustikk on selline, kus sa saad ise oma mõtteid ja küsimusi jagada, mida me saame siis järgmistes osades siis arutleda. Jaa, just. Nii et ma ütleks siinkohal bye! Bye!